tänane evangeelium puudutas sügavalt meie inimolemuse aluspõhja, armastust, ustavust ja meie suhteid nii üksteise kui ka Jumalaga. Jeesus räägib meile abielust, kuid tema sõnum ulatub kaugemale. See puudutab kõiki meie eluvaldkondi. Lubage mul jagada teiega ühte lugu ajaloost. 1943. aastal teise maailmasõja ajal viibis Poola preester Maksimilian Kolbe Auschwitzi koonduslaagris. Ühel päeval põgenes laagrist vang. Karistuseks kästi 10 vangil nälgida surnuks. Üks meestest hakkas nutma, paludes armu, sest tal oli naine ja lapsed. Seda kuuldes astus isa Kolbe ette ja pakkus end mehe asemel. Ta suri nälja surma, näidates üles ülimat armastust ja ustavust Kristuse õpetusele. See lugu peegeldab seda, millest Jeesus meile evangeeliumis räägib. Ta kutsub meid üles absoluutsele ustavusele ja armastusele. Mitte ainult abielus, vaid kõigis meie suhetes ja kohustuses. Jeesus ütleb, mida Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu. See käib kaugemale abielust. See puudutab kõiki meie lubadusi ja kohustusi, olgu need pere, sõprade, töö või kogukonna ees. Paavst Franciscus on öelnud, armastus on oma olemuselt igavene. See ei saa olla ajutine. Kui see on ajutine, siis see ei ole armastus. Kuid Jeesus meenutab meile ka, et peame olema nagu lapsed. Mida ta sellega mõtleb? Lapsed on avatud, usaldavad ja andeks andvad. Nad ei kanna pikalt viha ega ole kinni minevikus. Püha Theresa Lisieux ütles, mu kutsumus on armastus. Ta mõistis, et tõeline suurus peitub väikestes, igapäevastes armastuse tegudes. Kuidas saame neid õpetusi oma ellu rakendada? Eelkõige võib-olla oleme kutsutud olema ustavad oma lubadustele ja kohustusele, isegi kui see on raske. See võib tähendada püsimist keerukas töösuhtes, hoolitsemist eaka sugulase eest või jäämist sõbra kõrvale raskel ajal. Peame õppima andestama ja olema avatud nagu lapsed. Kas on keegi, kelle peaksime andestama? Või olukord, mille suhtes peaksime olema avatud? Meenutagem, et tõeline armastus väljendub igapäevastes väikestes tegudes. Kuidas saame täna näidata armastust oma lähedastele, kolleegidele või isegi võõrastele? Ja mõelgem isa Kolbe eeskujule. Ta näitas, et ülim armastus võib väljenduda ka kõige raskemates olukordades. Me ei pruugi kunagi seista sellise valiku ees, kuid saame igapäevaselt valida armastuse ja ustavuse tee. Ja muidugi palugem Jumala abi, et oleksime ustavad oma lubadustele. Avatud nagu lapsed ja valmis armastama isegi siis, kui see on raske. Sest just niimoodi peegeldame maailmale Jumala armastust.